Ja siit on kohane edasi minna siis meie hommikuse algatatud teemaga kasutatavad slängid, sõnad, siis pane äkki saad sinna, jah. Et võtame siis kokku meie enda siis konservaatorite hulgas kasutatava sõnavara, mida siis on ära märgitud täna. Täitsa olemas. Mõnedel sõnadel on siis ka kirjeldused järel, mõnel emotsionaalsed, mõnel siis sisulised. Et need, millel ei ole nüüd tähendusi taga, siis kas on neid, kes julgeks öelda, et vot mina kirjutasin selle sõna ja annaks mõne kommentaari sellele. Et siis meie tüdrukud saaks seal taga panna need asjad kirja. Siin on, võtame sealt, hakkame algusest pihta. Kas on kommentaare esimesele, teisele? Võtame kolmanda, kas kolmanda autor on siin saalis? Ei taha keegi sõna võtta. Aga siis vabatahtlikult. Keegi, kes näeb seal mingit sõna, mis tema ütles, et tahab kommenteerida. Kuidas? Ma annan sulle mikrofoni, siis sa saad seda kommenteerida. Minu sõna oli inkarnaat, aga see, ma arvan, et võib-olla paljudel ei ole tuttav sõna, aga see oli esimene sõna, mis siis ma Ilkat veel ei tundnud õieti, see oli esimesi kokkusaamise, siis ta ütles mulle, et inkarnaat ka ikka, et uuri seda ka. Siis ma pikk aega mõtlesin, et mis asi see inkarnaat on. Tegelikult mina olin tuttav sõnaga ihutoon. Et see ongi, et üldse on kuulnud sellist sõna. Selle sõna kõrvalt leiame, et paber on hapuks läinud. Mida see võiks küll tähendada? Paberi konservaatorid. Teile ei lähe siis paber hapuks? Ma saan aru, et neid, kes tahaks sõna võtta, väga ei ole. Aga siis aitäh, et te selles projektis osalesite ja ma arvan, et sinna leitaksegi siis need kirjeldused taha ja ma arvan, et seda saab siis ka näha seal tulevikus igast sõnaraamatust äkki või? Võib nii olla või? Või siis tuleb meie oma ühingu sõnaraamat siin. Igal juhul aitäh kõigile, kes panid enda poolt midagi kirja ja lähme siit edasi siis ei millegi muuga kui teadusseminari siis lõpusõnadega on mul õigus. Ja Marike tahab ka siis mõned asjad üle anda, on nii? Kõigepealt tahan ma öelda kõigile aitäh. Tahan ma öelda kõigile aitäh, kes siis nagu nüüd õhtuni vastu pidasid. Et ma arvan, et on olnud väga, väga tegus, tore ja õpetlik päev. Ja nüüd tõesti, et enne kui me läheme siin siis laiali nendele ekskursioonidele ja Tallinna inimesed lähevad kella 6 Vanemuisa alla parklasse bussi peale. Ennem seda tahan ma meenutada, et 24. oktoobril meil oli keelikoolitus, et väga paljud konservaatorid osalesid sellel. Ja kuna see oli ühingu koolitus, siis ühing annab välja ka tegelikult need nii-öelda tunnistused. Ja nüüd on nii, et tegelikult, kuna osalejaid oli 45, päris kõiki ei ole ka siin, siis ma lihtsalt loen ette praegu asutusel, loen ette need nimed, kes kõik oma tunnistused said. Ja mul on nüüd palve, et kui
teie enda tunnistus on siin või teie kolleegi tunnistus on, isegi kui teie enda ma ei ole, palun võtke see enda kätte, et hästi rumal on see, et kui ma nii-öelda pärast korjan siit järgi veel näiteks tartlaste tunnistusi, et Tartu kolleegid, teie eriti, et palun vaadake seda ja Tallinn ehk saab ka nagu enda tunnistused siis ära korjata. Aga et siis selle keelikoolituse, mis oli tegelikult ju väga hea, mida me ühing ju plaanis mitu aastat ja mis siis lõpuks aset leidis Kanuti ruumides, siis selle edukalt läbisid Alar Nurkse, Margit Pajupuu, Kaisa Piia Pedajas, Sirje Säär, Johanna Lamp ja Heidi Kard Eesti Kunstimuuseumis, nii et teie tunnistused ühes pakis on sinna kokku pandud. Siis Tartu Kunstimuuseumis Nele Ambos, sinu tunnistus on seal. Tartu Linnamuuseumis Sirje Härmas, tunnistus on serva peal. Rahvusarhiivist Heli Märtin, Torel Sabre, Liis Turnau, Annika Valgepea, Kelly Köster, Renate Aug, Signe Meisalu. Teie tunnistused on ühes hunnikus seal. Tallinna linnaarhiivist Sille Feldberg. Rahvusraamatukogust Tiina Hirvesoo, Vilja Ventsel, Urve Kolde. Tunnistused on seal koos kõik. Tartu Ülikoolist Signe Vahur, sinu tunnistus on siin. Tartu Ülikooli muuseumist Anne Arus ja Maria Väinsaar, Tartu Ülikooli raamatukogust Tiia Nurmsalu, Tiina Tensik, samuti teie tunnistused on siin. Eesti Rahva Muuseumist Egle Mikko, Ave Kitsel, teie tunnistused on siin. Ajaloomuuseum Tiina Sakermaa, Mandragora, Ene Sarap, tunnistused on siin. Tõnu Uusküla tunnistuse panin nüüd Eesti Kunstimuuseumi juurde, kuna ta on poole kohaga seal teie juures. Siis Eve Altoa, sinu tunnistus on siin, Mallereeta praegu ei ole ja siis Kanuti inimesed, kes siis on tegelikult oma tunnistused juba kätte saanud, Grete Ots, Tea Šumanov, Helen Lennuk, Rutt Paas, Marika Mängel, Maria Lillepruun, Aire Aksiim, Ingrid Pehelgas, Tuuli Trikant, Tulvi Hanneli Turo, Vilja Vissel, Sille Siideratsep, Kristiina Aas ja Marike Laht. Aga ma tahan öelda, et nagu te aru saite, on mõned asutused olid väga hästi esindatud ja teistel oli nagu veidi raskusi, et siin ilmselt mängis osaliselt nagu rolli see, et need 3 asutust, kus oli hästi palju osalejaid, need on meil nii-öelda asutustega esindatud ühingus ja see annab neile, tähendab antud hetkel siis nagu selle veidi suurema plusspunkti. Aga ütlen tegelikult ka, et me arutasime seda, et see ei olnud päris võib-olla hästi, et me proovime järgmiste koolitustega, et kindlasti tuleb sellele keelikoolitusele nüüd järg, sest et see tõsi küll, 45 inimesest tuli 14 tagasisidet, vahet pole, et seal oli siiski nagu küsitud seda praktilist koolitust, et ilmselt tuleb see teha siis materjalipõhiselt, nii-öelda ka mingisugune praktiline koolitus, et ilmselt me püüame seda juhatusega hakata ette valmistama, et siis järgmine ühingu juhatus saab siis selle asja tegelikult teoks teha ja vaatame siis veel, mis me jõuame. Aga minu poolt on kõik, ma tänan kõiki ja lähme naudime siis seda maja, vaatame, mis nad meile pakuvad. Aitäh tulemast!